Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et me kõik tahame töötada heas kollektiivis, kus meid ümbritsevad ägedad ja toredad inimesed. Täna ongi mul saates külas Marju. Tere, Marju! Tere! Kes on siis tore organisatsioonist ja nemad näevadki siis igapäevaselt selle nimel, mitte just vaeva, aga teevad tööd selle nimel, et meil oleks aina rohkem toredaid ja ägedaid inimesi. Aga mis on see heade suhete saladus? Kas see ongi toredad inimesed? See on nii hea küsimus. Ja selles on peidetud üks väga äge sõna nagu saladus. Et kui ta juba nagu mingi saladus on, eks ole, siis tegelikult see saladuse loor nagu käibki temaga kaasas, jah? Et mis on siis see heade suhete saladus? Ja võib-olla see ongi hea, sest tead mis, ma avastasin sellise asja, et see, kuidas häid suhteid luua ja hoida, see on just kui tõesti midagi, mida sa nagu kogu aeg otsid. Et ma panin tähele, et kuskil ma sattusin, 20 aastat tagasi juhtus see sinna tore koolitusele, juhendaja väljaõppesse ja see oli nii silmi avav ja hea suhtluskoolitus ja ma nagu natuke tulin sealt sihukese tundega ära, et jes, nüüd ma oskan ja tean. Ja täna ma ütlen, mitte midagi ma veel ei oska ja ei tea või ütleme, et päris nii ei saa öelda, aga mind paelub see ikka, ma ikka nagu veel otsin, et mida veel saab paremini, mida veel saab, see tegelikult on hea, et tal on nagu selline saladuse kate juures, et kuidas siis seda luua ja hoida. Ja teine väike asi, mis mul veel pähe tuli, oli see, et vaata, kui inimene midagi otsib väljaspoolt, siis kõige lihtsamad vastused on tegelikult tavaliselt kuskil sul nina all ja sees. Ja võib-olla see on üks saladuse loor küll, mida saab nagu kergitada, et tegelikult peitub palju sinu endas ja selles, kuidas sa endaga suhtled ja endaga tööd teed. Ja sellest tuleb ka väga palju seda siis, kuidas sa teistega saad hakkama. Aga kuidas luua see hea õhkkond seal töökollektiivis? On sul mõndasid häid näiteid? Ma alustaksin sellisest otsast, et kus meil on siis tore töötada? Kus on meil hästi? Kus me tunneme ennast hästi? See ei pea isegi töö ainult olema, sest minu kogemused on ka koolikeskkonnas, eks ju, et klassis või koolis, et kuidas me tunneme ennast hästi. Ja siis tavaliselt on siis need vastused sellised, et seal, kus mu vajadused on kaetud, ehk siis, et ma tahan olla kuulatud, ma tahan olla märgatud, nähtud, siis teine väga oluline vajadus on, et ma tahan kuuluda kuhugi, ma tahan tunda, et meil on mingi ühine eesmärk ja minust sõltub siin ka midagi. Ja kolmas asi, kui ma saan olla vaba ja loomulik, nii nagu ma olen. Sellised asjad. Ja nüüd targad, ma olen märganud enda organisatsioonis ka, et tark on siis tähelepanu pöörata nendele asjadele, et mida mina siis saaksin nüüd teha, et minu töötajad tunneksid, et nad on kuulatud. Ja siin on nüüd iga töötaja või selle juhi siis, kas on see personalijuht või mingi üldjuht või keskastmine juht või mis iganes, eks ju, et kes inimestega tegeleb, siis ta peaks nagu leidma endale need sobivad viisid ja nipid, kuidas ta seda asja siis lahendab. Kas need on mingid regulaarsed vestlused iga nädal, kas need on mingid ühised koosolekud, kus igaüks saab sõna, kas need on mingisugused väljasõidud ühised ja nii edasi, eks ju, et ta peab selle ise leidma need tööriistad, mis meie keskkonda just sobivad ja meie töökollektiivi ja kultuuri. Ja sama asi on siis, et kui inimene tahab, see nüüd on eriti hea, issand, küll oleks imeline, kui kõik organisatsioonid jõuaksid sinna. See on siuke asi. Et see viimane, mis ma ütlesin, et ma tunnen ennast vabalt, ma saan olla mina ise. Ma teen seda, mis mulle meeldib. See on nagu kõik unistavad sellest, on ju. Nii. Ja siis nüüd on hästi hea, kui kuidagi sõelutaksegi välja ja mängitakse näiteks isegi oma kollektiivis natuke kaardid ümber, et tegelikult, et sina oled palju, sul tuleb see juhtimine ja mingi liidri omadused on sul olemas, on ju. Sul tuleb see palju paremini välja, et kuule, tule sealt arvuti tagant, sealt Exceli tabelist välja, hakka seda tegema. Või et teine just, et sa oled nii hea, mis sa nüüd pusid, et ma näen, et iga kord, kui sa sinna ette lähed ja pead esinema, on ju, et see ei sobi sulle, eks.
aga ma näen, et sa oled õudselt hea taustatöötaja, ka abikäsi või midagi. Et tule, mul on seda abi vaja, ta tunneb ise ka väärtusliku ja vajalikuna ennast. Et kui nagu jõuaks sinna, et saaks nagu mängida ümber niimoodi, et tõesti kõik tunneksid õnnelikult. Et see oleks koht. Aga kuidas ka väärtustada võib-olla ja hinnata neid inimesi, paratamatult on ju see, et ka vahel keegi meeldib vähem. Ja kuidas võib-olla ennast mõtestada niimoodi, et suudaks suhtuda võib-olla kõikidesse hästi. Et tihti on ju ka see keeruline, et kellegi puhul häirib võib-olla see ja suhtumine see on ju, et kuidas siinkohal ennast kuidagi viia sellele positiivsele lainele? See on väga hea küsimus jälle sellepärast, et see toob jälle iseenda juurde minu meelest. Et ma pean iseennast tundma õppima. Et kui ma tean, mis mulle sobib, meeldib, kuidas ma suhtlen, mis mind käivitab, selles mõttes, et heas mõttes käivitab, et motiveerib ja mis mulle meeldib, kui ka selles mõttes, et mis mind hakkab häirima kohutavalt ja et ma ei jääks nagu kannatajaks. Ja ma pean neid asju tegelikult endast tundma ja aru saama, et kas ma saan siis neid kuidagi ikkagi välja ka öelda. Ja teine saab siis mõelda, et ma ei taha midagi halba, aga jah, et kui teda see häirib, siis ma saan natukene nagu oma käitumist lihtsalt muuta või mitte siis öelda enam niimoodi või et see on hästi palju enda tundmaõppimisega seotud ja siis ma saan ka kui ma tunnen ennast, siis ma saan ka paremini. Tegelikult see enda tundmaõppimine nagu rahustab maha või kuidagi, et siis sa saad ka aru sellest, et kõik ongi erinevad. Et tema ju õpib ennast samamoodi tundma ja temal on omad asjad, eks. Et ega ta lihtne ei ole, jah, aga tasub vaeva. Sa enne nii ilusti pikalt rääkisid juba sellest, mida kõike võiks juhid siis teha oma töötajatega, et kõik tunneks ennast hästi ja saakski olla need head suhted, aga ma küsikski lõpetuseks, et miks see oluline tegelikult on, et miks päriselt peaksid ettevõtted, juhid sellele just eriti tähelepanu pöörama, et see meeskonnatunne oleks tugev ja kõik inimesed tunneksid ennast tööl hästi? See on oluline, sellepärast. Ma arvan, et ma ei ütle midagi üllatavat siin praegu, aga rõõmsad inimesed töötavad lennukamalt. Õnnelikud inimesed töötavad lennukamalt, kiiremini, efektiivsemalt. Nad nagu lähevad edasi. See on sellepärast vajalik. Ja iga juht tahab, et tal oleks sellised inimesed ja et tal läheks asjad edasi. Et keegi ei jääks kuskil, kuidagi seda ühist eesmärki peaksid kõik tunnetama ja see viib jälle sellele mõttele, juhid peavad seda tähele panema, et kui palju nad on siis informeerinud oma töötajaid sellest meie ühise eesmärgist. Ja siis saavad ka tunda töötajad ennast väärtuslikuna selles mõttes, et mina selle mutrikesena siin olen ikkagi vajalik kogu terviku jaoks. Need on tähtsad asjad 2 tükki. Nii et ma kokkuvõtteks võib-olla ütlekski, et see kommunikatsioon on selles osas väga suur võti. Aga aitäh sulle selle toreda vestluse eest ja nende ilusate mõtete eest ja kohtume juba järgmises saates. Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.